Tere tulemast Sakulete podcasti. Mina olen Heneli ja täna on meil külas Berit ja Rene, kes tulid meile rääkima täna spordist. Tere tulemast. Tere. Teil on väga ägedad pusad seljas. Kas sellel on mingi tore seletus taga? Jaa, meil on käbi ja kännu pusad seljas. Need pusad kinkisin mina isale tegelikult isadepäevaks kuskil 5 aastat tagasi juba. Lihtsalt tundusid ägedad pusad, mida kinkida ja siis ma need kinkisin. Aga nüüd hilisematel aastatel siis on tegelikult tulnud nagu rohkem välja see, et me oleme neid hakanud rohkem kandma, sest me oleme rohkem hakanud võib-olla koos asju tegema, koos ka võistlema spordis, millest kindlasti ilmselt räägime siin ka hiljem ja nii-öelda on olnud palju rohkem põhjust, et neid pusasid selga panna ja samamoodi ka täna, et kui me kuskil nii-öelda koos käime või räägime et siis on võimalus panna need selga. Ehk käbi ei kuku ennast kaugele. Jah, see on nagu selle mõte siin taga ka natukene, et ma olen ikkagi väga palju käinud siin isa jälgedes ja mitte küll niimoodi plaanipäraselt isegi, et see peaks niimoodi olema, aga see on kuidagi lihtsalt ajaga tulnud ja nüüd me oleme kuidagi väga saanud aru, et tõesti see käbi ei kuku ennast kaugele tõesti. Väga äge, aga jagage natuke, kes te olete ja millega te tegelete igapäevaselt? Mina olen tegelikult hariduselt olen ma turundusjuht üldsegi ja mina ka töötasin siis spordiklubis, Lemon Gymi spordiklubis peaaegu 3 aastat turundusjuhina. Sport on olnud siis minu jaoks väga nii-öelda lähedane asi, peaaegu terve elu, aktiivne liikumine, tervislik eluviis ja seetõttu ka nii-öelda see spordiklubis töötamine just oli mulle siuke väga nii-öelda hingelähedane asi. Aga nüüd tegelikult eelmisest aastast alates olen ma keskendunud hoopis natukene teistsugustele teemadele. Või mitte küll teistsugustele, need on omavahel väga palju seotud, aga rohkem sellise mindseti treenimise ja manifesteerimise teemadele. Et ma näen tegelikult hästi palju seda, kuidas hästi palju inimestel on nagu kinni nii-öelda selles mõtteviisis või mindsetis, et kui tahetakse võib-olla mingeid saavutusi teha elus ja mingid eesmärgid on unistused, et hästi palju jääb nii-öelda kuidagi tegemata ja saavutamata ja tegelikult ju see kõik hakkab nii-öelda sellest mindsetist. Olgu need siis kas sportlikud eesmärgid või mis iganes ka karjääri, suhete, töö, mis iganes eesmärgid. Ja praegu ma siis nii-öelda tegelikult panen oma aega ja energiat sellele, et siis nii-öelda inimesi natukene võib-olla harida, õpetada rohkem ka manifesteerimise teemadel ja mindseti nii-öelda treenimise teemadel, et me kuidagi oskaksime ja õpiksime oma seda mõtteviisi nii-öelda suunama paremini ja läbi selle siis looma endale paremat ja õnnelikumat elu ja et me jõuaksime nii-öelda nende eesmärkide ja unistusteni, milleni me tegelikult tahame jõuda. Ja mul on ka enda podcast, kusjuures ka, et tore on olla siin praegu külaline, aga mul on oma podcast, mille nimi on Järgmine tase ja seal ma siis räägin ka hästi palju manifesteerimisest ja üldse sellest, et kuidas siis nagu liikuda elus järgmisele tasemele. Ja jällegi siis nii-öelda igas eluvaldkonnas, et need eesmärgid võivad olla nii, ma ei tea, tervis, sport, suhted, raha, karjäär, tervis, mis iganes, et need on sellised teemad, millele ma praegu enim keskendun. Kui rääkida spordist, siis minu täisealise spordi võib jagada 3. Ehk siis ma tegelesin kõigepealt raskekaalu boksiga, olin Eesti tipus. Järgmine etapp, kus ma tegelesin jõutõstmisega ja jõutõstmises saavutasin ka mitmeid Eesti meistritiitleid ja ka Eesti rekordi rinnalt surumises, mis tegelikult jõutõstja karjäär lõppes mul vigastusega, aga nüüd olen siis tegelenud fitness challenge'iga viimased aastad ja selles olen jõudnud siis maailma tippu välja. Kui rääkida tööst, siis tegelikult ma olen tegelenud praeguseks juba 15 aastat inimeste toitumisalase nõustamisega. Ehk siis fitlab.ee on see lehekülg, mille kaudu ma siis sellega tegelen. Aga kuidas see sündis?
siis päris huvitav on see, sest ma kaalusin kunagi 145 kilogrammi ja ma olin jõutõstja. Ja siis, kui ma tahtsin kaalu langetama hakata, siis ma ei leidnud tegelikult turu pealt mitte ühtegi sellist toitumisplatvormi, mis oleks jätkusuutlik. Ja siis me tegime endale sellise toote ise valmis, kus oleks hästi palju retsepte ja mille abil oleks võimalik pikaaegselt jätkusuutlikult kaalu langetada ja siis tervislikult süüa. Ja kui see valmis sai, siis tundus, et tegelikult seda vajavad ka paljud teised inimesed, sest 50% meie inimestest on ju ülekaalulised. Ja siis me hakkasimegi pakkuma seda ka teistele inimestele. Praeguseks on tegelikult Eestis liitunud või vähemalt korra proovinud FitLapi juba rohkem kui 300 000 inimest, kellest enamus on naised. Ja praegu me siis tegelemegi fitlap.ee arendamise ja turundamisega, nii peamiselt Eestis, aga ka Soomes ja ingliskeelsel turul. Et FitLap on ettevõte, kus meid on peaaegu 10 inimest, aga viimasel ajal on tegelikult Perit ka kaasatud üha rohkem ja rohkem FitLapi, sest FitLap ei ole enam ainult toitumisnõustamise teenus, vaid tegelikult selleks, et enda toitumist ja füüsilist poolt, ehk siis vaimset ja füüsilist poolt korras hoida, on vaja tegeleda ka just selle vaimse poolega. Ja siin on Perit abiks tulnud, võib-olla ise natuke räägib seda. Ja sellest aastast ma tõesti teen natuke rohkem FitLapis ka toimetan siis, et nagu isa ka ütleski, et väga oluline on nagu ka see vaimne tervis, mitte siis ainult füüsiline tervis ja kuna ma ütlesin ka, et mina just nendest mindseti teemadest võib-olla räägin ja sellisest suhtumisest ja mõtteviisi muutmisest ja suunamisest, siis me nüüd üritame ka FitLapi tuua rohkem nagu seda teemat sisse, et me ei anna enam inimestele võib-olla ainult seda toitumiskava ja võta nüüd kaalust alla, vaid me keskendume rohkem ka nendele vaimsetele teemadele, sellele natuke mentaalsemale poolele on ju, et milline see mõtteviis peaks olema, milline see suhtumine peaks olema, et kuidas seda teekonda teha enda jaoks nagu lihtsamaks, et kuidas tegeleda nende võib-olla emotsioonidega on ju, et hästi tihti sellel teekonnal meile saavadki saatuslikuks see emotsionaalne söömine on ju ja sealt tulevad tihtipeale need probleemid, et nüüd me nagu üritame natuke rohkem keskenduda ka sellele, et toetada inimesi ka mentaalselt sellel teekonnal ja aidata nagu nende jaoks seda teekonda teha lihtsamaks ka sellise mõtteviisi suunamisega. Ja me oleme nüüd ka teinud, meil oli siin aprillis üks väljakutse, kus me keskendusime päris palju ka nendele teemadele. Oli üks vaimne tervis, me räägime ka eneseusust, enesearmastusest, on ju, kuidagi sellisest nende emotsioonidega tegelemisest on ju ja üldse sellise vaimse heaolu võib-olla kasvatamisest, et need asjad on omavahel nagu nii palju seotud ja kui me tahame areneda enda füüsilise vormiga, siis me tegelikult peame nagu tegelema sellega ka, mis toimub ikkagi meie peas, et need asjad omavahel lihtsalt toetavad üksteist nii väga ja väga raske on nagu siis ühe poolega midagi head või suurt saavutada, kui sul nagu võib-olla seal oma tunnete emotsioonidega ei saa võib-olla päris hästi võib-olla hakkama või ongi kuidagi kehvad toidud selle suhtega või iseendaga ei ole iseendaga võib-olla sõbraks saanud, on ju, nagu öeldakse, et siis sul on nagu palju keerulisem olla edukas ka sellel kaalu langetusteekonnal ja see järjepidev sihikindlus nagu kipub kaduma ja nüüd me nagu üritame kuidagi rohkem toetada ka seda, et sellel väljakutsel me saime väga-väga palju positiivset tagasisidet, et inimestele tohutult meeldis ja nad ütlesid ka nii palju muutust nagu just nende peas kogu see suhtumine ja teekond, et neil on nüüd nagu palju lihtsam seda teekonda jätkata, et see ei ole lihtsalt selline lühiajaline kaalulangetus, et see peaks ikkagi olema selline elustiil ja et see peaks olema selline jätkusuutlik ja pikk nagu teekond on ju, et see ikkagi muutuks selliseks elustiiliks, mida me naudiks ja et see kaalu langetamine ja tervislik toitumine oleks ka ikkagi meie jaoks nagu nauding, mitte selline
raske töö ja meil juulis tuleb ka nüüd tegelikult samamoodi järgmine väljakutse, sest me tõesti nägime, et inimestel oli sellest meeletult kasu ja me saime nii palju head tagasisidet, et me nüüd kindlasti nagu jätkame nende väljakutsetega ja üritame aidata inimestel ikkagi seda teekonda palju lihtsamaks ja nauditavamaks teha. Sa küsisid Fitness Challenge'i kohta. Just. Fitness Challenge on niisugune huvitav jõu vastupidavusala, mis koosneb 6 erinevatest jõusaali spordialast. Ja see toimub niimoodi, et 2 minutit teed ühte harjutust, siis 2 minutit puhkad, siis jälle 2 minutit harjutust, 2 minutit puhkad. Ja niimoodi tehakse läbi 6 harjutust. Ja kes kõige rohkem punkte saab, ehk kordusi sooritab, see on võitja. Tundub nii, nagu hästi lihtne niisugune kirjeldus, aga tegelikult on see ränk raske võistlus. Ehk siis pärast võistlust tihtipeale need, kes lõpetavad selle võistluse, ega nad väga sealt püsti ei taha tõusta. Tihtipeale nad roomavad sealt võistluse areenilt minema, taastuvad 10-20 minutit võib-olla põrandal pikali olles ja siis lähevad eluga edasi. Väga äge, aga väga raske. Aga kus teie ammutate sükest motivatsiooni, et kui see on selline pigem keeruline spordiala ja kõik ka toitumise teemad, et kui see on pigem teekond kui selline lühike protsess, et kuidas hoida seda motivatsiooni üleval, et see muutuks elustiiliks just? No tegelikult siin ongi see, et motivatsiooniga me tegelikult ei purjeta väga kaugele, et hästi oluline ongi nii-öelda teha enda jaoks tegelikult selgeks, et miks sa seda tahad, on ju, ja kuidagi lihtsalt on see, et kui sa paned selle mingi sihi, on ju, ja hakkad selle poole liikuma ja samas, kui sul tuleb ka selle teekonna peal nagu neid eduelamust, on ju, tegelikult ma arvan, et see eduelamus võib-olla ongi see, mis natuke nagu ka edasi nii-öelda pushib liikuma, et kui sa juba näed, et sul tulevad, on ju, mingisugused arengud, on ju, mingisugust hüpped, su nii-öelda vorm kas või paraneb, on ju, sa tunned, kuidas sul on rohkem, ma ei tea, vastupidavust, rohkem energiat, rohkem nagu, see tuleb nagu, see kasvab lihtsalt niimoodi, et kui sa nagu, mida rohkem sa teed, seda rohkem sa nagu jõuad ja sa nagu saad sellest nii palju vastu, et okei, ma teen seda rasket trenni, aga mul on nagu pärast ju nii palju mõnusam olla, mul on nii palju just nagu rohkem kuidagi seda energiat ja ma tunnen ennast nagu enda kehas tervemana ja kuidagi just see, et noh, kui sa näed nagu neid arengulisi nagu samme, siis minu jaoks nagu see ongi see, mis kuidagi tõukab nagu veel rohkem tahtma edasi liikuda ja teisalt ongi ka lihtsalt see nii-öelda distsipliin, et noh, kui sa mingi asja ikkagi nagu endale lubad või kuidagi oled mingi selle eesmärgi võtnud ja endale andnud lubaduse, et ma nüüd sinnapoole nagu liigun, siis sa lihtsalt teed ära selle, mis sa oled nii-öelda endale plaani võtnud. Et kuidagi siuke see, jah, minul töötab ka see, et ma olen ju ma ju tegelikult teen enda heaks seda ja kui ma olen nagu endale nii-öelda lubanud, et ma lähen ja teen need trennid ära, on ju, ma toitun tervislikult, on ju, ja siis ma lihtsalt tahangi nagu täita neid lubadusi, mis ma olen endale andnud. Minu puhul on lihtne. Kui mul on eesmärk paigas, siis ma lihtsalt teen seda, mida selle eesmärgi täitmiseks on vaja. Ehk siis mul ei ole selliseid ahvatlusi, et ma tahaksin süüa ebatervislikku toitu või ma tahaksin jätta trenni ära. Kui mul on eesmärk paigas, siis ma teen kõik selle nimel, et seda eesmärki saavutada. Ja ma tahan olla parim. Mul on see võidutahe on niivõrd suur ja selleks, et võita, selleks ma pean tegema kõiki neid asju, mis selleks vaja on. Sööma tervislikult, tegema trenni piisavalt tugevalt ja jätma elust ära sellised asjad, mis ei toeta mu eesmärke. Aga millist rolli FitLab mängib teie nii-öelda treeningutes? FitLab aitab süüa tervislikult ja nii-öelda selle söögi poole poolt on FitLab abiks kindlasti mitte ainult mulle, vaid kõigile, kes tahavad sporti teha. Eks see FitLab jah, samamoodi, mina jälgin ka FitLabi kava ja kui, et mismoodi nad nagu üksteist toetavad, ongi see, et ju
see lihtsalt on, kui sa liigud rohkem, teed trenni rohkem, siis sa tahad ka toituda tervislikumalt ja mida nagu tervislikum sa oled, kui sa nagu rohkem sööd kvaliteetset head väärtuslikku toitu, siis sul on ka rohkem jõudu ju tegutseda ja teha trenni ja kuidagi nagu need asjad lihtsalt toetavad nagu nii palju üksteist, et kui sa nagu ühele keskendud, siis hakkab teine ise tulema, keskendud selle teisele, hakkab nagu see esimene tulema, et need jah, nagu koos lihtsalt toimivad nii hästi ja toetavad üksteist. See on tihtipeale nii, et kui ma vaatan ka klientide pealt, siis see inimene, kes teeb trenni, sellel on ka suurem tahe tervislikult toituda. Kui üks osa nendest jääb ära, siis hakkab logisema ka teine. See on nagu üks niisugune suur tervik on tegelikult trenn ja tervislik toitumine. Aga kas räägitakse ka sellest, et piisab ka ainult näiteks, kui tervislik elustil on ka ainult toitumine näiteks? Mis teie ütleksite selle koha pealt? Kas saab ka nii-öelda ainult toitumisega kas mingit füüsilist vormi saavutada või on oluline ka just see trenni pool? Mina ütlen, et trenni pool on oluline. Et loomulikult on võimalik kaalust alla võtta ainult õigesti süües, aga trenn niivõrd palju toetab seda ja trenn tegelikult, nagu öeldakse, terves kehas terve vaim. Ehk siis, kui sa teed trenni ja sööd tervislikult, siis üks toetab teist ja need kahekesi on alati tugevamad kui üksi. Jah, et jah, ma arvan samamoodi, et jah, kui eesmärk on ainult kaalu kaotada, sa saad seda teha vabalt toitumisega. Aga kui su eesmärk on ikkagi nagu elada pikalt, elujõuliselt, tervelt, pikki aastaid ja olla niisugust energiat ja jõudu täis, siis ikkagi see liikumine väga palju toetab seda, et inimene ikkagi on loodud liikuma, mitte lihtsalt istuma ja olema ja see liikumine toetab ikkagi meie tervist kindlasti igatepidi ja seda vaimset poolt ka väga-väga palju, et mina ütlen kogu aeg, et jah, et selles mõttes see trenni tegemine toetabki just sinu nagu võib-olla mingeid teisi elumuresid. Et võib-olla vahepeal öeldakse niimoodi, et mul on praegu nii pingeline periood, mul on palju tegemist ja nii palju stressi, et kui see maha rahuneb, et siis ma võib-olla leian selle aja trenni tegemiseks. Aga tegelikult on just see, et sa peaksid leidma selle aja nii-öelda liikumiseks kohe, sest selle abil sul on nagu palju lihtsam nende muu stressi, pingete ja muredega tegeleda. Ehk siis jah, ikkagi mina ütlen, et liikuda võiks ka. Aga mis on mingid soovitused, mida te ütleksite kuulajatele, kes tahaks alustada sportliku eluviisiga, tervisliku eluviisiga, et millest alustada? Kuidas alustada? No esimene asi on see, et tule enda diivanilt välja ja liigu. Ehk siis, kui sa ei ole kunagi trenni teinud, siis kõige parem mõte ei ole kohe minna ja hakata rasket trenni tegema. Alusta sellega, et sa vähemalt liigud. Liikumine 10 000 sammu päevas on juba päris hea algus. Kui me vaatame pulsikellasid või sammumõõtjad, siis kui sul ei ole spetsiaalselt niisugust aktiivset tööd, siis sul on 5000 sammu juba päris keeruline kätte saada. Ehk siis hakka liikuma, proovi leida mingisugune võimalus tervislikult toituma hakata, tervislikult sööma hakata ja küll hiljem saab ka trenni minna. Et kõige alus on see, et liigu, söö tervislikult ja küll hiljem tuleb see trennitahe ka juurde. Ja mina ütleks ka veel, et kõige tähtsam ongi see, et hakka kuskilt pihta. Et sa ei pea nagu kohe haarama endale kõike, et nüüd mul on 10 jõutrenni, mul on 10 kardiotrenni, mul on ainult mingisugune kindel väga range dieet, et noh, sellega lihtsalt me põletame ennast läbi ära ja see tee jääb suhteliselt kiiresti katki. Et hakka lihtsalt nagu kuskilt pihta, hakka vaikselt pusima, täpselt mine jaluta kas või tee mingeid väiksemaid muudatusi oma toiduvalikus ja step by step nagu kõik tuleb. Et see lihtsalt esimene samm on lihtsalt hakka ükskõik kust, aga lihtsalt nagu võtta see mingi esimene samm ja hakka pihta. Ja ma tean, et teil on ka tegelikult mingi tore pakkumine meie kuulajatele, et tahaksite sellest rääkida lähemalt? Jaa, muidugi. Ma olen pannud grupi kokku, kes Fitness Challenge'iga tegeleb. Ja esimene grupp alustas juba jaanuaris ja praegu oleme jõudnud nii kaugele, et minu treeninggrupis käib umbes 15 inimest, kellest nüüd olid 6 tükki Euroopa meistrivõistlustel ja me kõik saime sealt medalid. Ja me võtsime sealt
kamba peale peaaegu 10 medalit. Ehk siis pakkumine on see, et kellel on soovi tegeleda fitness challenge'iga, siis võtke minuga ühendust ja te saate käia trennis täiesti tasuta. Iga kolmapäev ja iga laupäev on meil ühistrenn ja treeningplaanid annan ma nagunii kõigile, kes vähegi võistelda tahavad ja see on täiesti tasuta. Lihtsalt kirjutage mulle, lepime kokku ja ma ütlen, kuna ja kuhu trenni tulla. Ja siia ma lisaks selle ka veel uhkesti ära, et kui me need Euroopa meistrivõistluste medalid juba teemaks tõime, siis Käbi ja Känd. Siis Käbi ja Känd saavutasid Euroopa meistritiitli, nii et tulime kullaga koju. Palju õnne. On jälle täpselt üks selline koht, kus me saame seda Käbi ja Kändu näidata ja uhkelt nendel poodiumitel astuda ja käia. Et isa ja tütrena koos neid paarisvõistlusi teha, mis on nagu seal Fitness Challenge'is ka on individuaal- ja paarisvõistlus. Ja et neid paarisvõistlusi koos teha ja poodiumil kõige kõrgemaid kohti saavutada, siis see on hästi vinge tunne. Ja see on ka võib-olla tegelikult see, mis enne oli, et mis mind motiveerib, on ju. Et nii lahe on ju teha seda, kui on ägedad inimesed koos ja eriti kui on ju isaga koos saab teha trenni ja koos võistelda ja koos kogeda neid vingeid emotsioone, mis sellega kaasnevad ja nende saavutustega ja isegi kui mitte ainult saavutustega, siis üldse kogu see koos treenimine ja üldse võistlustel käimine, et see on juba nagu see emotsioon lihtsalt on see, mis paneb edasi tegutsema. Ma olen tulnud mitmekordseks maailmameistriks ja mitmekordseks Euroopa meistriks, aga minu jaoks kõige suurem emotsiooni andis samamoodi see, kui me seda koos nüüd tegime. Ehk siis me koos võitsime. Ja need samad ühised trennid nagu tegelikult tugevdavad seda tütre ja isa suhet nagu meeletult, sest meil on seda ühist aega ja meil on ühiseid teemasid palju rohkem kui võib-olla siis, kui meil ei oleks ühiseid huvisid. Väga tore ja väga suur saavutus. Aga küsiksin ka, et kuidas sina jõudsid üldse Fitness Challenge'ini? Jah, no isa oli mul varem sellega hakanud tegelema 2022 on ju ja mina käisin algul isa võistluseid vaatamas ja see tundus ikka täiesti crazy ala ja ma vaatasin ja ma mõtlesin, et see on täiesti hullumeelne ja ma ei saa aru, miks tema seda teeb, ma ei saa aru, miks üldse keegi maailmas seda peaks tegema ja see tundus nagu väga-väga raske. Ma kuidagi ise mõtlesin, et okei, et aga äkki prooviks. Et vaatame, et ma huvi pärast nagu lihtsalt prooviks neid alasid. Ja siis ma proovisin ja Fitness Challenge'i järgmine võistlus tuli juba mingi mõne nädala pärast. Ja siis ma läksin siin esimesele võistlusele. Ja ma jäin seal muidugi viimasele kohale esimesele võistlusel, aga seda enam ongi nagu nii ulme mõelda, et siis ma jäin viimaseks. Ja nüüd ma tulen nagu Euroopa meistrivõistlustel käin ja astun nagu poodiumile ja saavutan nagu väga häid tulemusi, et see on selles mõttes olnud nagu väga ulme teekond, et 1,5 aastaga ma olen ikkagi väga uhke ja õnnelik nagu. See on head treeningplaanid. Et kuhu jah, ma olen nagu nüüd niimoodi tulnud, aga jah, et selles mõttes see on jah kuidagi see, et sellest mõttest, et mitte iialgi tulen ma nüüd tagasi nagu Euroopa meistrina. Et see on vinge, aga seda näitabki eeskuju. Ehk siis siin ka selline võib-olla mõte, et olge eeskujud ja küll teile ka järele tatsatakse võib-olla vanematele selline väike huvitav soovitus, et kui tahate oma lapsi suunata ka sportlikule teele, siis tehke eeshullusi ja küll nad teevad järele. No ja ma tegelikult ütleks seda, et see on ikkagi puhtalt järjepidevus ja töö. Aga selge on see, et eeskujuks olemine on oluline, et kui ma sööksin pitsat diivani peal ja ütleksin, et sina mine tee sporti, siis see ei töötaks. Aga kui sa teed ise sporti ja sööd tervislikult, liigud ja proovid olla ise niisugune eeskuju, siis ma arvan, et see kandub lihtsalt edasi. Tore kuulda, aga ma tõesti tänan tulemast, aitäh jagamast ja ma arvan, et ka kuulajatel oli väga head nõuanded ja mõtted, mida siit kaasa võtta. Aitäh!
ja kohtume juba kuulajatega järgmises episoodis.